Tere tulemast tagasi meie nutikodu loomise kursusele. Tänane loeng on siis hooneautomaatika süsteemidest versioon 2 või siis osa 2. Mis me täna teeme, räägime, on siis natukene valgustussüsteemidest, turvasüsteemidest ja puudutame korraga reservtoitesüsteeme. Valgustuse juhtimine. Mõeldud on siis valguse rakendamine mingisuguse esteetilise või praktilise efekti saavutamiseks. Ehk et ei pruugi olla ainult siis ruumi valgustamiseks, vaid võib olla ka mingisuguse, mis iganes siis huvitava efekti tekitamine. Näiteks maja värvimine konkreetsesse värvi valguse abil, mis iganes. Valgustus hõlmab endas siis nii looduslike kui tehislike valgusallikate kasutamist, ehk et üritatakse ära kasutada võimalikult palju looduslikku valgust, kui see võimalik on, selleks, et hoida tehisvalguse peale kuluvat energiat kokku. Ja loomulik valgustus on siis päikesevalguse juhtimine ruumi või varjatud alale ja eesmärgiks on siis selle mugav kasutamine ja energia kokkuhoid. Mõte on siis siin see, et kui meil on piisav palju väljas päikest, siis me näiteks automaatselt avame kardinad või rulood ja laseme selle päikese valguse tuppa. Tuleb silmas pidada siin aga seda, et liiga palju päikesevalgust toas on jällegi teistpidi halb, ehk et võib-olla on vaja rulood avada ainult mingisuguses ulatuses ja seda peaks automaatikasüsteem siis võimaldama. Ja mugavus on siis, väljendub siis selliselt, et me lülitame valgustuse sisse automaatselt, kooskõlas tegeliku vajadusega ja rahaline kokkuhoid saavutatakse siis mittevajalike valgustite automaatse kustumisega. Ja siin võib olla oluline ka pidada mingisugust logi või siis statistikat valgustite töötamise aja, koha, mahu kohta ja samuti teatud tingimustel tegeleda siis kliendi rahulolu uuringuga. Mõte on siin see, et me paneme valgustid automaatselt põlema, kui keegi ruumi astub. Hoiame selle valgusti seal põlemas vähemalt mingisuguse teatud aja, kui isegi kui ruumis liikumist ei tuvastata. On see siis sõltuvalt ruumist 5 minutit, 10 minutit, 15 minutit. Samas kustutame valgustuse ära ruumides, kus ei ole vähemalt siis möödunud aja ulatuses toimunud mingisugust liikumist. Ja miks on statistika vajalik, on see, et siis me näeme ära, kas meil on kuskil mingid valgustid, mis töötavad liiga kaua näiteks, või siis näiteks, kui keegi klient, pereliige, kes iganes ütleb, et kuule, et siin see tuli põle liiga lühikest aega, et siis seda põlemise aega pikendada programmiselt siis. Et need on siis sellised kohad, kus annab seda süsteemi paremaks ehitada. Valgustusvajadus arvestatakse siis kahel viisil. Üks on siis etteantava valgustuse graafiku alusel ja tegeliku valgustugevuse mõõtmise teel. Et siin on toodud näitena siis tänavavalgustus, aga saab ka täiesti hoones teha, et mõõta ära, kui palju ruumis on nii-öelda naturaalset valgust ja vajadusel panna siis tuleb põlema ainult täpselt nii heledalt, kui on vaja, et saavutada siis see nii-öelda vajalik tulemus. Ehk et me paneme siis valgustit maksimaalselt põlema, maksimaalse tugevusega, või me paneme ainult mingisuguse heledusastmega. Ehk et siin saab siis ära kasutada niinimetatud timerdatavaid valgusteid ja selliselt siis vastavalt siis sellele, kui palju me valgust juurde vajame, siis paneme vastava heledusega valgustit põlema. Ja etteantav valgustuse graafik on siis lihtsalt see, et näiteks ütleme päeval 10-4 me valgustame ruumi üsna vähe, aga näiteks 6 õhtul, 7 hommikul läheb maksimaalne võimsus peale, siis kui ruumis on liikumine. Et mõlemad saab kasutada. Etteantav valgustuse graafik on olemuselt ilk odavam kui näiteks valgustugevuse järgi mõõtmine, ehk et sul ei ole vaja osta konkreetselt ühte andurit rohkem. Ja siis süsteemi väljaehitamisel üritatakse see ühildada olemasolevaga, eeldusel, et see süsteem, millega ühildada tahetakse, on juba olemas. Et mingil määral siis läbipääsusüsteemid, ehk et ühelt poolt jah, me teame, kes on hoonesse sisenenud, aga teisalt on ka see osa, et kui maja on valve all, siis me automaatselt valgustust põlema ei pane. Ehk et kui meil nüüd tuleb keegi majja,
kes seal olla ei tohiks, siis me ei tee tema elu mugavaks. Ja samamoodi saab siis liidestada olemasolevat siis valgustust valvesüsteemiga, kus me siis liikumisandureid kasutame hoopis valgustuse juhtimiseks, mitte hoone häiresse saatmiseks. Hoone automaatikas kasutatavad liikumisandurid reageerivad siis liikumisele valvatavas alas, ehk et igal liikumisanduril on oma tööpiirkond, kus ta siis liikumist tuvastab. Ja siis vastavalt sellele, kui suurt ala me tahame ühe anduriga katta, saame siis valida kas mikrolaineanduri, ultrahelianduri või passiivse infrapunaanduri. Neist räägin kohe lähemalt ka, mis elukad nad sellised on. Kõige huvitavam elukas on siis ultraheli liikumisandur, mis siis on ette nähtud nii-öelda siis häire genereerimiseks liikuvalt kehalt tagasi peegelduva ultraheli ainetoimel. See ei läbi küll enamikku seini, uksi ja aknaid, aga peegeldub neid tagasi, samamoodi peegeldub ta tagasi ruumi sisustuselt ja see sõltub siis akustilisest neeldumisest ruumis sees. Ja tuleb siis valida andurite asukoht selliselt, et mööbel ja sisustus ei varjaks kavandatavat toimeala. Tema siis oma häire või siis ütleme liikumise tuvastamise saab kätte selliselt, et liikuvalt kehalt peegelduvate raadiolainete mõõtmise siis Dopleri efekti arvutamise teel. Mõte on siin see, et anduriga siis kiirgab raadiolaineid, mis peegelduvad objektilt tagasi andurisse. Liikumatute objektide puhul on peegelduv sagedus täpselt sama, mis saadetav sagedus. Liikuval kehal sõltuvalt siis, kuidas see keha anduri suhtes liigub, see sagedus muutub kas siis kõrgemaks või madalamaks. Ja Dopleri efekti üks parimaid näiteid on, kui kujutada ette näiteks mingisugust alarmsõidukit, siis kui ta sinu poole tuleb, siis on tal ühte tüüpi heli, ehk et helikõrgus muutub, on ju. Ja siis, kui see sõiduk eemaldub, siis helikõrgus hakkab jälle langema, on ju. Et põhimõtteliselt ongi tegu siis Dopleri efektiga. Teine variant on siis passiivsed infrapunaandurid. Tegu on siis anduriga, mis genereerib oma nii-öelda siis tuvastuse või siis häireolukorra, kui isik on siis liikunud anduri tööalasse või liigub siis tööalas ja siis vastavalt sellele muutub toimealas tuvastatav infrapuna kiirguse tase. Põhimõtteliselt loetakse siis toimealaks ala, millesse 40–80 kilogrammise kehamassiga isiku sisenemisel või anduri poole või eemale liikumisel kiirusega umbes 0,2–0,6 meetrit sekundis ning 2-meetrise vahemaa puhul siis 20% isiku ja anduri läbimisel genereeritakse häiresignaal. Mis sellega öelda tahetakse on see, et andur siis tuvastab nii-öelda selle infrapuna kiirguse ehk et siis soojuskiirguse muutuse ruumis, enda toimealas. Et nende siis ette antud parameetrite alusel on ta suuteline seda tegema. Kuna andurite toimeala võib ruumi sisustuse ja muude tegurite muutmisel muutuda, tuleb toimeala regulaarselt kontrollida. Ehk et kas andur ikkagi reageerib ainult inimesele, kui me oleme näiteks mööblit ümber tõstnud, kas ta on suuteline ikka veel inimesele reageerima, kas ta reageerib millelegi muule veel, ja nii edasi. Et siis tuleks seda kontrollida. Kuna anduri töö põhineb siis temperatuuri muutusel, tuleb vältida ruumis kiireid temperatuuri muutuseid. Ehk et näiteks ei tohiks olla anduri tööalas radiaatoreid. Kuna radiaator kuumeneb suhteliselt kiiresti, siis võib andur tuvastada selle kui mingisuguse liikumise, kuigi liikumist tegelikult ruumis ei olnud. Ja paigaldamisel tuleb siis järgida tootja nõudeid, et andur oleks paigaldatud õigele kõrgusele, et ette arvatav siis sissetungi suund või siis liikumissuund kelle iganese poolt oleks õige nurgal ja andur ei oleks suunatud muutuva soojusega objektidele, näiteks radikad või mingisugused muud elektroonikaseadmed näiteks, ütleme, mis oma tööle minnes hakkab suhteliselt kiiresti kiirgama soojust ja jahtub jällegi, kui ta nagu välja lülitada hästi kiiresti, et siis jällegi ütleme, see võib olla andurile piisav temperatuuri muutus või siis piisavalt kiire temperatuuri muutus, et ta genereerib selle peale valehäiresignaale.
Need on siis asjad, mida selle anduri puhul tuleb kindlasti silmas pidada ja kindlasti tuleb silmas pidada seda, et andurit ei paigaldatakse näiteks liiga kõrgele. Ehk et näiteks kui sul on mingisugune 6-7 meetri kõrgune tuba ja andur on võetud selline, mis napilt 3 meetri peale veel tuvastab, siis no inimest ei pruugita sealt enam näha väga. Teatud tingimustel võib, alati ei pruugi. Et siis on meil hoopis olukord, kus me ei saa häiresignaali, kui me peaks selle saama. Ehk et me ei tuvasta liikumist. Nii, valgustus saab siis juhtida näiteks päevavalgusanduri või siis hämaranduri abil. Anduri lülitab siis valgustuse sisse ja välja sõltuvalt etteantud valgustustasemest või hämardavad juhitavate valgustite valgusvoogu selliselt, et anduri märkamisalas oleks tagatud pidevalt konstantne valgustihedus. Ehk et me anname ette siis selle, et kui suurt valgust me mingisse punkti tahame, me paneme sinna ka anduri, kas siis päevavalgus või hämaranduri, ja kui nüüd päevavalgusest ehk et päiksest üksinda näiteks ei piisa enam, et saavutada etteantud valgustihedus või valgusvoog, siis me hakkame juurde andma valgust tehisvalgustusega. Et siin me kasutame siis ära timerdatavaid valgusteid. Ja eraldiseisev elukas valgustuse juhtimisel on DALI, kus siis iga valgusti teatud tingimustel on võimalik panna täiesti eraldiseisvalt käituma, nad on eraldi adresseeritavad nii-öelda oma selles DALI võrgus, ja niimoodi saab juhtida väga-väga täpselt erinevate ruumiosade valgustatust. Siukene lihtne valgustuse juhtimise süsteem ka, kus on siis kasutatud erinevaid liikumisandureid, on ta siis infrapunaandur, seina peal laes, mingi muu kiirgur, näiteks see mikrolaineandur või ultraliandur, millest hüppasime praegu päris kiirelt üle, kuna ultraliandur töötab suht sarnaselt sellele, mida me kasutasime kunagi ühes Tinkercadi ülesandes, ehk et mõõdab lihtsalt mingisuguselt kehalt tagasi peegelduva heli aega siis tegelikult. Ja siis vastavalt sellele, kui see keha liigub, siis see kaugus väheneb ja siis genereeritakse, või siis kaugus muutub ja genereeritakse siis nii-öelda see tuvastus. Et see ei pruugi olla ainukene, mida saab kasutada, ehk et neid on veel. Siis on meil igasugused kontrollerid olemas, lülitid, ruumikontrollerid, mis siis tuvastavad, kas ruumis on inimesi või mitte. Ja samamoodi on võimalik panna siis valgusteid reageerima mingisugusele arvutivõrgust või wifi võrgust tulevale signaalile ka, ehk et näiteks telefonis keegi lülitab, tuleb hoopis sisse, mis iganes. Ja siis selliselt saab valgustust juhtida ükskõik millisest punktist, et see ei pruugi isegi olla enam hoones sees. Ehk et näiteks on võimalik vaadata, kas mul jäid kodus tuleb põlema, kui mind ennast kodus ei ole, ja kui jäid midagi põlema, siis ma saan näiteks rakenduses ära kustutada. Et selliseid lahendusi tehakse ka. Aga nüüd me liigume edasi siis turvasüsteemide juurde, kus siis komponentideks on siis valvesüsteem, näiteks läbipääsusüsteem, kodudes võib-olla mitte nii oluline, kuigi saab teha mingeid huvitavaid asju ka. Samamoodi siis videovalve, perimeetrivalve. Perimeetrivalve on see, et meil on näiteks eramu ümber on paigaldatud mingisugused andurid, mis siis on suhteliselt tuvastama mingisuguse liikumise juba enne, kui see liikuja on jõudnud hooneni. See ei pruugi olla inimene, kes seal liigub, see võib olla ka mingi loom, aga me saame seda tuvastada tegelikult. Läbivalgustussüsteemid hoonete puhul pahatihti, eriti koduhoonete puhul, ei ole väga olulised, aga saab kasutada ja kasutatakse erinevates kohtades. Videosüsteemid jällegi saab kasutada erinevaid lahendusi selle jaoks ja fonolukud on ka osa hoone turvasüsteemist. Et hetkel peatume rohkem nendel, mis on siis kodude juures olulisemad, aga et neid on veel. Ja turvasüsteemid ehitatakse siis eesmärgiga, et takistada sanktsioneerimata isikute sissetungi ja viibimist kaitstud alal. Ehk et mida sellega me tahame öelda, et meie turvasüsteem peaks siis olema suuteline takistama võõraste inimeste sissepääsu meie koju ja nad ei saaks ka seal väga kaua olla. Et selle jaoks saab teha igasuguseid erinevaid lahendusi. Ja kaitstud alal me peame siis silmas ühte mingisugust piirkonda või territooriumit või ruumi, mis on siis piiratud seinte, aedade, väravate, akende või muude läbipääsu tõkestavate piiretega ja mida valvatakse siis tehnilise valvevahenditega. On need siis mingisugused andurid, kaamerad, mis iganes.
et tänapäeval saab päris huvitavaid asju kokku keerata sellega. Et põhimõtteliselt ongi, ütleme, et me ei pea valvama mitte ainult seda, mis meil majas sees toimub, kui mul on eramu ümber on lai aed, siis ma saan valvata ka seda, mis mul aias toimub. Ja mitte ainult kaameratega, vaid seal on ka muid vahendeid olemas. Ja tehnilise valve vahenditeks nimetatakse spetsiaalselt valve otstarbeks paigaldatud seadmeid ja materjale. Et see materjal ei pruugi olla konkreetselt, ütleme, võib-olla ehitatud valve jaoks, aga me oleme kohandanud ta valve jaoks. Et näiteks mingisuguse suvalise infrapunaanduri oleme võtnud, mis muidu peaks olema võib-olla valgustuse juhtimiseks, aga nüüd kasutame valve jaoks ka ära näiteks. Ja valveseadmestik siis koosneb järgmistest osadest, mis on toodud järgnevatel slaididel. Ehk et meil on olemas siis kõigepealt andurid, et tuvastada, et meil on nüüd valvataval objektil või hoones või majas või korteris nüüd midagi toimumas. Nende mõte on siis see, et nad fikseerivad füüsikaliste parameetrite muutuseid tarindites või ruumis ja genereerivad teatud tingimustel siis nii-öelda häiresignaali. Ja meil saab olla näiteks mingisugune traatandur, ehk et kui keegi lõhub traadi ära, siis me saame selle kohta häiresignaali. Meil on liikumisandurid, liikumisanduritest just rääkisime mingi hetk tagasi. Meil on magnetkontaktandurid, mida kasutatakse tavaliselt vaatamaks, kas aknad on avatud või suletud või siis uksed on avatud või suletud. Samamoodi me saame kasutada ära põrutusandureid, et tuvastada, kas siis midagi lõhutakse kuskil. Klaasipurunemise on täiesti olemas, mille mõte on siis see, et ta reageerib sellele spetsiifilisele helisagedusele tegelikult, mida klaas purunemisel tekitab. Ja siis sellele, kui ta tuvastab ära, ütleme, et nüüd on klaasi purunemise heli tekkinud, annab häiresignaali. Aktiivkiired on siis näiteks laserkiired, mida saab kasutada või siis infrapunakiired jällegi, kus siis ütleme on olemas saatja ja vastuvõtja ja kui mingi asi katkestab selle kiire saatja ja vastuvõtja vahel ära, siis antakse häiresignaal. Tähendab, oli mingi liikumine. Ja on ka veeandurid, mis siis mõõdavad näiteks seda, et kui on mingisuguses ruumis hakanud uputus toimuma. Ja need andurid on muidugi veel, et see ei ole lõplik loend. Üsna lihtsustatud koel näeb välja üks hoone turvasüsteem selline, et meil on olemas näiteks uksest ligipääsul identifitseerimise võti. Kõige lihtsam identifitseerimise võti ongi tavaline võti, ehk et tavaline lukk töötab ka põhimõtteliselt turvasüsteemina, et kellel võtit ei ole, see teoorias ei tohiks nagu hoonesse pääseda. Kahjuks on kõik asjad muugitavad, aga mõte on siis sama. Et aga saab seda teha ka siis mingisuguste muude süsteemide abil, kus siis tuvastatakse inimene mingisuguse kas siis kaardi või kas või täpselt selle sama OneWire'i nööbi abil on ju. Et see konkreetne nööp võib siit uksest läbi pääseda ja see läbipääs tagatakse. Olemas siis ka veel külmumisandurid näiteks ruumides, kus võib-olla näiteks aktiivset kütmist ei ole. Loodetakse sellele, et seadmed ise genereerivad piisavalt suure soojuse, aga kui nüüd mingil põhjusel ütleme, et seadmed riknevad ja enam ei soojenda ruumi, siis on andur olemas, mis ütleb, et kuule, et meil hakkab midagi ära külmuma. Veeandur siis samamoodi on mõeldud selle jaoks, et mõõta, kas põrandal on hakanud kogunema vett ja kui on hakanud kogunema vett, siis annab häire. Liikumisanduritest oleme juba päris palju rääkinud. Samamoodi võib turvasüsteemi liita ka vingugaasianduri, ehk et mõeldud on küll eelkõige kasutatama tulekahju tuvastussüsteemides ja tavakodudes tavaliselt suhteliselt autonoomne asi, piiksub omaette kuskil laes või seinal, vingugaasiandur seinal, kindlasti kohe, aga et ta nagu muid süsteeme nagu ei mõjuta, siis tegelikult on teatud tingimustel võimalik panna vingugaasiandureid ka ülejäänud süsteemidega koos töötama. Uste akendi kontaktid ütlevad ära selle, kas see uks või aken on avatud või mitte. Ja oletame, kui meil on tegemist näiteks aknaanduriga, maja on valve all ja mingil põhjusel aken nüüd avatakse, siis see andur annab häiresignaali. Ja siis on meil olemas ka veel võimalus kasutada temperatuuri- ja leegiandurit, mille mõte on siis see, et kui toas on temperatuur läinud ikkagi väga-väga kõrgeks, siis vastav seade annab juba häiresignaali. Kasutatakse jällegi eelkõige tulekahju tuvastussüsteemides, tavaliselt kodudes mitte väga palju, aga suuremates hoonetes teatud tingimustel võib täitsa eksisteerida.
nii, keskseade on siis see seade, mis siis koondab endasse kõikide eelnevalt loetletud ja veel muudegi andurite signaalid, juhtpaneelide ühendused ja kõikide väljundseadmete liidesed. Ehk et me nüüd oleme jõudnud anduritest keskseadmeteni ja nüüd on meil järgmisena tulemas siis see, mida see keskseade siis saab veel juhtida, kui mingid häired tulevad. Koduautomaatika puhul on siis veel see, et saab kasutada ka mingisugust üldkontrollerit eeldusel, et vastav kontroller on võimeline valvesüsteemi juhtima. Enamus varianti ilmselt on suutelised midagi juhtima, midagi jälgima, midagi lülitama, aga see on asi, millele tuleb tähelepanu pöörata. Siis on olemas sellised asjad nagu hoiatusseadmed. Siin alla käivad siis igasugused seadmed, mis siis häireseisundit teadvustavad. Võivad olla siis sireenid, vilkurid, kõlistid ja nii edasi. Et ühesõnaga, kui maja läheb häiresse, siis pannakse sireenid huilgama, kõlistid kõlisema, vilkurid vilkuma ja nii edasi. Et oleks võimalikult kaugelt näha, et see maja nüüd on häires. Midagi on nüüd juhtunud. Et pöörake sellele majale nüüd palun tähelepanu. Üks kõige lihtsam asju, mida saab kasutada, on kõige tavalisem sireen ja see on nüüd toodud siin pildil ka. Olemas siis veel selline tore asi nagu juhtimisseade. Ei ole keskseade, vaid on ühendatud keskseadmega, mis siis võimaldab tegelikult selle siis valvesüsteemi käsitlemist või käsitlemist. Näiteks on võimalik läbi mingisuguste juhtseadmete või juhtimisseadmete siis seda keskseadet programmeerida, süsteemi valvestada ja süsteemi deaktiveerida, ehk et siis valvest maha võtta. Sellisteks seadmeteks võivad olla sõrmistikud, kaardilugejad ja nii edasi. Mitte kõik nendest ei ole võimelised küll süsteemi programmeerima, aga kindlasti on kõik võimelised süsteemi valvestama ja valvest maha võtma, kui on õigesti programmeeritud valvesüsteem. Kõige lihtsam sõrmistik juhtimisseade näeb siis välja selline, kus saab lihtsalt sisestada oma koodi. Kui kood on õige, võetakse näiteks maja valve alt maha või pannakse valve alla. Samamoodi näitab see paneel ära selle, et mis seisus see valvesüsteem praegu on. Enamasti on seal vähemalt 3 signaali. Üks on see, et kõik on korras, maja on valve alt maas. Teine on see, et maja on valve all ja kolmas on see, et on mingi häire tekkinud. Teatud puldid on suutelised näitama ära ka peaseisundit. Et kui juhtimiskeskusel on juhtunud mingisugune jama ja ta enam ei tööta korralikult, siis juhtimispult võib seda isegi mingisuguse tulukese või tekstiga näidata. Ja samamoodi suuremates hoonetes võib selle juhtimispuldi peal kõrval kuskil olla ka see, et millised tsoonid praegu valve all on. Aga see läheb jällegi meie kursusest juba kaugele eemale, et sellest rohkem ei räägi, lihtsalt selline võimalus on olemas. Ja valvesüsteemid või turvasüsteemid siis oma olemuselt võivad moodustada umbes sellise võrgustiku, kus meil on siis igasugused liikumisandurid, näiteks mikrolaineandur, paanikanupp, kodudes väga ei kasutata, aga on hooneid asutusi, kes seda kindlasti kasutavad. Passiivsed infrapunaandurid, niiskusandur võib teatud tingimustel vajalik olla liita valvesüsteemiga. Erinevad siis kohalolekusüsteemid, kodus väga nii oluline ei ole, aga natukene ikka. Samamoodi see, et kas meil on mingisugune siis kardin või ruloo avatud, suletud, seda näha. Igasugused muud andurid perimeetri valveks näiteks on mingisugused kiire andurid, turvakaamerad erinevad, häired, viled ja nii edasi. Ja seda kõike juhivad siis erinevad kontrollerid. Ja on olemas ka mingisugune võimekus näiteks mobiilside kaudu infot edastada ka majast välja. Osa siis valvesüsteemist moodustab videovalve. Sellest nüüd natuke lähemalt ka. Et meil on siis olemas videovalvesüsteem, mis on siis oma olemuselt suletud süsteem, kus siis teoreetiliselt väljaspoolt seda süsteemi ei tohiks keegi seda pilti näha, mida meie näeme. Ja see siis moodustub kaameratest, erinevatest salvestusseadmetest ja kasutajale näitamiseks erinevatest monitoridest. Teoreetiliselt põhimõtteliselt piiri kaamerate arvule ja monitoride arvule ei ole,
aga piirangud tulenevad siis sellest, et kui palju või kui mitut kaamerapilti korraga üks inimene hallata suudab. Et üle 5-7 pildi ilmselt mitte. See on siis ja videovalve on siis kõige inimtegurist sõltuvaim valvesüsteem, ehk kui inimene näiteks ei näe kaameras midagi toimuks, kuigi seal toimus midagi, siis põhimõtteliselt häiret ei teki. Et see on nagu see koht, miks seda nagu vaja on. Ja kasutusel siis turvasüsteemi osana eelkõige just, et jälgida sissetungija liikumist, tagada siis sündmuste arhiveerimine ja tagamaks siis näiteks kas või ka see, et näotuvastuse alusel, kes võib üldse mulle koju läbi pääseda või mitte. Selliseid asju juba täna kasutatakse päris palju. Et ei ole vaja enam taskust võtit otsida, jalutad näiteks mingisuguse uksekellas asuva kaamerani, see ütleb, et ahah, seda inimest ma tunnen, selle inimese jaoks ma teen ukse lahti. Et, ja sa saad tuppa sisse ilma, sa peaks võtit otsima. Et selliseid asju saab teha ja tehakse. Nii, turvakaamera siis on oma olemuselt seade, mis muudab üles võetud kujutise edastamiseks sobivaks elektriliseks signaaliks. Eksisteerib siis mustvalgeid ja värvikaameraid ja mustvalgeid kaamerad on küll teoreetiliselt odavamad ja töötavad paremini hämarates ruumides või õhtusel ja öisel ajal välitingimustes. Samas värvikaamerad on jällegi paremad, kui meil on võimalus kasutada hästi valgustatud tingimusi. Ehk et meil on toas kindlasti alati valge näiteks või näiteks väljas pannakse meil valgustus põlema näiteks liikumise peale, et siis kaamera võib minna tagasi oma värvirežiimi. Sellest me räägime natuke lähemalt natuke hiljem ka. Ja kaamera ise koosneb siis vähemalt 2 osast. On siis elektrooniline osa ja objektiiv. Objektiiv on siis lihtsalt mõeldud selle jaoks, et me saaksime selle kujutis, mida kaamera tuvastab, siis paremini tuvastada. Elektroonika tegeleb siis sellega, et see tuvastatud kujutis muuta elektrilisteks signaalideks, mida siis on võimalik salvestada ja kuvada kuskil. Ja objektiivide kinnitused on tavaliselt siis üsna universaalsed ja võimaldavad siis kasutada erinevate tootjate erinevate omadustega objektiive. Näiteks kui mul on vaja saavutada mingisugune suurem zoom, siis ma saan kasutada teise tootja vastava zoom'i ulatusega objektiivi. See on hea näide lihtsalt. Turvakaamerad on olemuselt saavad olla nii statsionaarsed kui pööratavad. Statsionaarsed kaamerad siis salvestavad ainult ühte konkreetset nurka, ühte konkreetset pilti mingist konkreetsest objektist. Ta ei muuda oma vaatevälja. Pöördkaamera saab keerata. Tavaliselt on nad igas suunas keeratavad, ehk et nii horisontaalselt kui vertikaalselt. Ehk et ta saab pildi ümber enda ikka päris ilusti kätte. Ja tavaliselt saab seda pöördkaamerat keerata näiteks juhtimispuldist või siis, kui on tehtud konkreetne rakendus, siis ka kas või näiteks telefoni enda ekraani pealt. Ka sellised kaamerad on täiesti olemas. Ja liigitused on toodud siis järgnevatel slaididel täpsemalt. Ehk et meil on siis olemas box-tüüpi kaamera, millele saab siis lisada erinevaid objektiive ja sellised kaamerad on olemas nii päeva, öö kui mõlemas režiimis töötama. Erinevad kaamerad siis erinevas režiimis. Et tuleb silmas pidada seda natukene, et on kaamerad, mis näiteks öösel väga hästi ei võta. Ja kui on näiteks tegemist mustvalge box-tüüpi kaameraga, siis ta päeval on niisugune so-so pildiga. Et enamasti tänapäeval kasutatakse sellist, mis töötavad päeval siis värvirežiimis ja öösel mustvalges režiimis, ehk et kasutada ära mõlemat varianti kõige paremini. Siis on olemas meil infrapunakaamerad, kus siis nimetatakse ka siis kõik ühes kaamerad, millel võib siis olla fikseeritud või reguleeritav objektiiv ja hämaras paneb siis tööle oma infrapunalambid, mille tagasi peegeldunud kiirgus siis see andur vastu võtab. Ehk et kaameras siis on olemas andur, mis pilti vastu võtab ja selle anduri järgi siis genereeritakse elektrilised signaalid, see läheb juba liiga sügavaks. Aga põhimõtteliselt ongi see, et öösel pannakse siis infrapunalambid tööle ja tagasi peegelduv infrapunavalgus on siis see, mida tegelikult salvestatakse. Et selliselt siis me kompenseerime valgustuse puudujääki. Aga on siis öösel tuvastada teatavate seadmetega või isegi palja silmaga. Ja siis on olemas sellised asjad nagu piilukaamerad, mida on võimalik ära peita praktiliselt igale poole.
Põhimõtteliselt võib piilukaameral silmas pidada ka tavalist sülearvuti veebikaamerat, kuigi jah, tänapäevased sülearvutid teoreetiliselt võimaldavad selle kaamera ikka päris korralikult välja lülitada. Et see on nagu läinud täna paremaks. Aga jah, põhimõtteliselt on võimalik veebikaamera lahendust integreerida ükskõik millise teise seadme külge. Ja selle jaoks, et seda oleks veel lihtsam teha, siis on olemas ka veel selline asi nagu ilma korpuseta kaamera, mis siis on piisavalt väike, täna enam mitte tikudoosi suurune ja neid võib peita tõesti juba igale poole, neid on teatud kohtadest päris odavalt võimalik osta, neil on üsna hea pilt vähemalt heades valgusoludes, pimedas nad väga ei näe õnneks, aga jah, et see on nagu see teema, et kui mõelda, ütleme siis, kui pisikene on tänapäeval näiteks sülearvuti või isegi mobiiltelefoni kaamera ja kui me võtta see sülearvuti või mobiiltelefon sealt ümbert ära, siis tegelikult seda asja annab peita ikka päris igale poole, et jah, see oht on täna täiesti olemas. Mida siin slaididel on peetud selle päeva-öö kaamera režiimi puhul silmas ongi see, et hea valguse korral ehk et näiteks päeval või siis siseruumides, kui valgustus töötab kaamera siis värvikaamera režiimil ehk et salvestab võimalikult palju infot selle kohta, kus ta praegu asub ja kui valguse hulk langeb alla teatud taseme, siis lülitab kaamera automaatselt mustvalgele režiimile, et selliselt saavutatakse siis mõlemal ajal võimalikult kõrge pildikvaliteet. Ehk et öisel ajal ei ole seda värvi võib-olla nii palju vaja, aga meil on vaja saada just see, et erinevad halltoonid võimalikult eristuksid üksteisest. Et kuna inimesed ka pimedas pigem kipuvad nägema halltooni kui värvi, siis ei ole see värvide salvestamine pimedas võib-olla nii oluline. Et aga jah, niimoodi saavutame päris hea pildikvaliteedi. Ja siis me jõuame selleni, et kui me oleme selle pildi üles võtnud, igale poole laiali saatnud, siis kuidas seda pilti salvestada ka. Et saab siis salvestada pildi digitaalselt tänapäeval. Analoogkaameraid tegelikult üldse väga ei kasutata nii palju enam, eriti kodumajapidamistes, aga IP-kaameraid küll. IP-kaamera pildi salvestamine on tegelikult suhteliselt lihtne. Ehk et see sama signaal, mis kaamerast välja tuleb, sisuliselt kirjutatakse kuskile kõvakettale. Ja salvesti siis valitakse tavalist objekti parameetrite järgi ja see siis sõltub, kui palju meil on kasutajaid, kui mitut kaamerat meil on ja kui palju me siis, kuidas me siis salvestust teeme, et kas meil on mingi manuaalne salvestamine, ehk et näiteks kui ma panen maja valve alla, läheb kohe ka siis salvestamine tööle, näiteks graafiku järgne, näiteks päeval sellest kellast selle kellani, öösel sellest kellast selle kellani, või siis näiteks ka liikumise peale saab salvestama minna, kui hoone on valve all. Ja samamoodi siis sõltub selle arhiivi säilitamise pikkus lisatavate kõvaketaste mahust ja suurusest. Ehk et mõte on siis see, et kui mitu ketast mul on, kui suured nad on, see määrab ära selle, kui palju ma siis saan seda salvestatud pilti alles hoida. Või kui pikalt siis. Et see on nagu see nurk. Ja üks tavaline turvasüsteem siis või kaamerasüsteem võiks välja näha umbes midagi sellist, et meil on kaamerad, meil on mingisugused juhtseadmed, võib-olla ka tuvastusseadmed kaamerate juures, et me ei salvesta kogu aeg, vaid ainult siis, kui me nagu tuvastame liikumise. Aga me näeme ka, ütleme, et mis selle kaamerate süsteemiga toimub, et siis on meil ka kontrolli juhtseadet vaja. Ja miks mitte ka telefoni rakendust tänapäeval. Ja suhteliselt viimane teema täna on siis erinevad reservtoite süsteemid. Nendel peatume suhteliselt lühidalt, saaks rääkida palju pikemalt, aga lihtsalt kodumajapidamises väga palju variante reservtoite tegemiseks ei ole. Reservtoite süsteemi ülesanne on siis põhimõtteliselt see, et hoones jääksid teatud süsteemid tööle, näiteks ütleme ka siis avariivalgustus või tavaline valgustus mingites ruumides ja samamoodi siis ka signalisatsiooni ja ventilatsioonisüsteemi teatud osad võiksid vähemalt tööle jääda, ehk et midagi peaks saama maja teha ka siis, või siis korter, kas või vähemalt häiresse minna, kui elektri ära läheb. Avariivalgustus, signalisatsiooni ja sidekanalite töö säilib ka siis, kui me kasutame niisugust asja nagu UPS ehk et puhvertoite allikas, mille ühendamisel siis teatud seadmete ette, mida me tahame siis elektrikatkestuse eest kaitsta, siis me suudame
hoida nad töös veel mingi aja peale elektrikatkestust. Kõige parem lahendus siin on see, kui meil olemas ka generaatorseade, mis siis elektri kadumisel käivitub automaatselt, tema lihtsalt käivitumisel läheb mingisugune aeg, et senikaua, kuni see generaator käivitub automaatselt, süsteem lülitub ümber siis generaator toitele, siis senikaua toidab ups meie süsteemi edasi ja siis me põhimõtteliselt kodus ei pruugi isegi tähele panna, et vool ära läks. Välja arvatud see, et tehniliselt võttes peaks süsteem andma lihtsalt mingisuguse teavitusega märku, et kuule, ma läksin nüüd generaator toite peale. Eriti kui generaator ise asub kuskil natuke kaugemal ja see ei pruugi kuulda, et ta käima läks. Upsi enda mõte on siis see, et tegu on siis seadmega, mille eesmärgiks on kaitsta elektritarbijaid elektrivõrgus ilmnevate probleemide eest, näiteks siis elektrikatkestused, mis võivad häirida elektriseadmete töö kvaliteeti või teatud tingimusel isegi füüsiliselt rikkuda seadmeid. Hea näide on siin see, kui näiteks laoarvutid peaks tegema sükest asja nagu BIOSi uuendus, siis kui selle uuenduse käigus vool ära kaob, siis see emaplaat selles arvutis on kasutu. Vähestel emaplaatidel on tänapäeval võimalus sellest olukorrast välja tulla, mitte kõigil, pigem kipub see siiamaani veel olema niisugune keskmisest kallimate emaplaatide lahendus, odavamatel ei pruugi seda olla ja sülearvutitel pahatihti ei ole, kuna sülearvutil on eeldus on see, et aku töötab. Kui aku ei tööta, siis on natuke halvasti ja ka nendega. Ja samamoodi on siis peamine ülesanne seadmeid kaitsta siis toitepinge katkemise ja tugevate pingekõikumiste eest ehk et ühesõnaga, et kui pinge läheb liiga suureks või liiga väikseks, siis ups peaks ka teda kaitsma. On olemas ka hunnik parameetreid, mille alusel upsi valida, et kui tahta endale sellist lahendust koju osta, siis tuleb nendele asjadele tähelepanu pöörata. Esimene on siis see, et mis selle upsi võimsus on, ehk et kui suure võimsusega tarbijat või siis tarbijaid me saame antud upsiga üldse kaitsta. Ehk et oletame, et ma ostan upsi, mille maksimaalne väljund võimsus on 100 vatti ja tahan sellega toita 2000 vatist seadet või seadmete gruppi, siis ilmselgelt see ups seal väga kaua vastu ei pea. Samamoodi on siis kvaliteediklass. See määrab siis ära selle, et kui kvaliteetset kaitset me tahame ja kui palju me oleme nõus selle eest maksma. Täpsemalt kvaliteediklassidest ei räägi, lihtsalt nii palju, et esimese klassi seadmed on kõige paremad ja kõige kallimad ja samas tagavad kõige parema siis kaitse. Samas teine klass on siis põhimõtteliselt niisugune magus koht, kus siis hind ja kvaliteet on suhteliselt tasakaalus ja kolmas klass siis tegelikult väga suurt kaitset ei anna, välja arvatud see, et ta lihtsalt tagab toite siis, kui elekter ära kaob. Et muus osas nagu kaitset ei ole. Ehk et näiteks pingekõikumiste eest ei pruugida kaitsta. Siis on oluline parameeter ka see, et kui kaua see siis ups peaks tööle jääma peale toite kadumist või elektri kadumist. Ehk et kas meile piisab näiteks 5 minutist, et arvutid välja lülitada mõistlikult, just lauaarvutid. Kas me vajame natuke pikemat kaitset, mis iganes. Et see on nüüd see koht, mida tasub natuke läbi mõelda, et ups ei ole tegelikult mõeldud selle jaoks, et see elektrikatkestus üle elada, vaid on mõeldud selle jaoks, et seadmed saaksid mõistlikult välja lülitatud, sest et selline kiire voolu kadumine isegi kodustes tingimustes võib päris paljudele seadmetele päeva lõpuks mõjuda hukatuslikult. Ja samamoodi siis tuleb vaadata ka seda, et kas upsi sisendpinge vastab antud riigis vastavale toiteväärtusele ja samamoodi ka väljundpinge kvaliteet vastab tarbija sisendpinge nõuetele, ehk et siin on mõeldud siis seda, et me ei telli näiteks USA-st upsi, mis on mõeldud töötama 120 voldises pingepiirkonnas ja me ise kasutame 230. Mis juhtub on see, et nii kui sa selle upsi paned vooluvõrku, see ups põleb läbi lihtsalt. Käib üks suur pauk ja suure tõenäosusega. Ei pruugi käia pauku, võib-olla tuleb lihtsalt sinine suits välja, aga põhimõte on see, et sellest upsist pärast seda ei ole mitte midagi enam tolku. Lihtsalt kogu tema juhtelektroonika põles maha, kuna ta ei ole mõeldud 2 korda suurema pinge peal töötama ja samamoodi ka see väljundpinge, ehk kas ta väljendab ikkagi 230 volti, mitte näiteks 120 volti, et need peaksid olema ikkagi paigas. Samamoodi tuleb siis vaadata ka kasutegurit, mida suurema kasuteguriga seade, seda kallim ta kipub olema. Mida väiksem on kasutegur, seda rohkem läheb siis elektrienergiat raisku soojusesse, ehk et kõik elektroonikaseadmed kiirgavad mingil määral vähemalt soojust,
mida väiksem on kasutegur, seda rohkem soojust ta välja kiirgab. Ehk et see on nüüd siis energiakadu tegelikult. Ja siis samamoodi tuleb vaadata, ütlema, et millisesse ruumi see ups nüüd läheb. Ehk et kas siis vastavalt valitud ups on suuteline selles ruumis olevatele parameetritele vastu pidama. Ehk et kas näiteks ruumis olev õhuniiskus on piisavalt väike, et see ups nagu jääb nende parameetrite piiridesse. Samamoodi temperatuur, kõrgus väga ei tohiks mõjutada. Erinevad lahendused siis on sellised, et generaatorseade, kui me nüüd kasutame generaatorit veel lisaks upsile või siis upsi asemel, on asi, mis siis tekitab iseseisvalt elektrienergiat, mida on siis hädavajalik kasutada kohtades, kus elektrikatkestus võib osutuda eluohtlikuks inimestele, seadmetele või kaasa tuua kahjusid, näiteks haiglad, tootmised ja nii edasi. Väga paljuski kasutatakse täna ka nii-öelda elutähtsate teenuste tagamiseks, näiteks paljud mobiilimastid on kaetud generaatoritega, tanklad on kaetud generaatoritega, et see nagu otseselt kahju kellelegi võib-olla ei teki ja eluohtlikuks ei pruugi muutuda, aga nende teenuste katkemine võib lihtsalt olla teistpidi kahjulik. Ja siis generaatorseade on siis toodab ise energiat, enamasti diiselkütusest, aga mitte ainult. Ja siis põhimõtteliselt võimaldab elektriseadmetel töötada ka tavalise elektrikatkestuse ajal. Tavaliselt on seal ka mingisugune kas siis akude lahendus ka veel kõrval võib-olla. Kui on vaja vahepeal generaatorit tankida, siis akude pealt jäävad süsteemid ikkagi tööle nii kauaks, kuniks saab generaator tangitud, võib-olla mingi kiire hooldus ka tehtud ja läheb uuesti käima ja elektriseadmed ei näe nagu, et vahepeal oleks vool ära kadunud. Põhimõtteliselt saab teda kasutada ka siis reserv- või püsitoiteallikana, ehk et sisuliselt katkematu toiteallikana, ehk et põhimõtteliselt upsi asemel. Mida siia pole väga välja toodud, on tänapäevased suuremad akupangad, mida on poest võimalik osta, on üsna kallid, aga põhimõtteliselt kuniks neis on voolu, nad on suutelised elektriseadmed toitma ka 230 voldi võrgus. Et lihtsalt ei ole võib-olla kõige parem lahendus just pikemaks perioodiks, et generaator töötab seni kuni kütust on, tangi ära, läheb jälle seni kuni kütust on. Et akupank saab ikkagi pika peale tühjaks. Ehk et akupank peab kauem vastu kui ups, aga kindlasti vähem kui generaator. Ehk et siis ühe laadimisega. Ja siin on siis kiire joonis ka, et mismoodi selline reservtoide peaks töötama. Kui meil olemas elektrivõrgust tuleb vool, me toidame kõike, mida me toita tahame, aga nüüd, kui meil kaob elektrivõrgust vool ära, siis me hakkame toitma ainult hädavajalikke seadmeid. Ja me ei toida, ütleme siis neid mittevajalikke asju. Et näiteks generaatori pealt toidame ainult, ütleme, võib-olla mingit osa valgustust, valvesüsteemi, võib-olla veel nipet-täpet asju, aga mitte kõiki asju. Ehk et näiteks elektripliidiga süüa näiteks generaatori pealt teha ei saa. Sõltub generaatorist, et upsi pealt kindlasti ei ole mõtet ja akupankade pealt ka mitte. Aga sellega on antud loeng läbi ja hooneautomaatika sellisel kujul see 2 teemat, mis mul oli tehtud samamoodi. Täna siis käisime läbi valguse, turva ja reservtoitesüsteemid ja nii ta on. Järgmise korrani. Aitäh vaatamast!